Tere taas, vaata, nööki on teie ees ja oleme siis jõudnud juba uude aastasse. Oleme maha jätnud jõulud ja 2025. aasta ja läheme seilame siin tulihobuse turjal edasi. Ja ka see ei tähenda, et poliitiline satiir kuhugi oleks kadunud, nalja saab iga päev ja mida me oleme välja noppinud siin meediast ka viimase kuu pooleteise jooksul. Ma olen tähele pannud, et väga olulised uudised on astroloogia uudised ja neid näeb edetabelis palju. Sa mainisid praegu tulihobust, et mida see siis astroloogia huvilistele ja müstikutele ja okultistidele ütleb, mis aasta see on? Vot ei tea, aga ma kuskilt lugesin, et hobused lastakse lahti. No ma seda hobuse kohta ei oskagi öelda, aga ma tean, et poliitiline olukord on igal juhul niivõrd vilets ja kehva ja sant, et see lihtsalt ajab jooma, ma ei tea. Oled sa juba hakanud ka jooma, nagu Kaja Kallas soovitas? Ma annan oma parima, aga ei ole väga kõva sellel alal, aga ma harjutan vaikselt. Ikkagi kõrge poliitika on öelnud. Ei no, seal ei ole midagi teha, mingit vastuvaidlemist ei ole. Aga ma ei ole ka süvenenud astroloogiasse, aga sain aru, et see tulihobuse aasta, et seal mingi hirmus lammutamine läheb lahti, et seal mingit hoopidamist hoopide vahel ei ole. Hool ja hoobil vahet ei ole. Ei, ma sain aru, et kohe läheb Jüri üles tõusuks ja võtke kinnitage rihmad, nagu öeldakse. No ütleme, igal juhul lähme siis detsembri kuumemate uudiste juurde ja loomulikult väga palju oli välisuudiseid. Me oleme siin mõnikord saanud läbi ainult Eesti uudistega, mis oleks nagu tore ja sümpaatne, aga seekord ei saa, et me peame juba alustama kaugelt Bulgaariast. Ja Bulgaaria vapustas siis maailma sellega, et kuigi on olnud väga palju prognoose, et Euroopa Liit kukub kokku või laguneb ära või mandub ja rahandus eriti halb, siis Bulgaaria otsustas kangelaslikult võtta kasutusele euroraha ja saab detsembris oli juba kindel ja 1. jaanuarist siis läksid seibid juba veerema seal ja sellest Bulgaariast sai 21. euroala riik. Nii et enam ilmselt 22 ei tule see tulihobune, ilmselt hoolitseb selle eest, aga näeme, mis saab. Ja eks ta ühest otsast hakkab juba ära minema, siis teisest tulevad hiljem hilised tarkajad peale. Ja ikkagi lootused on väga kõrged Bulgaarias, et nad väidetavalt Euroopa Liidu kõige vaesem maa, et nad see raha asi nüüd aitab siis nagu järje peale. Aga mis seal juhtus siis, need leud said otsa või milles asi? No ära tüdines, virelesid nagu meie ees, see ei aitab. Teeme sellise raha nagu Eestis on kohe parem, aga kes seda teab? Võtame nagu Eesti siuke vana euroala liider, et mis siis meid ootab ees. Ja asjatundjad ütlevad, et valitsus on teinud rahvale mitu kingitust. Üks on see, et aktsiisid ja hinnad jätkavad tõusu. Selle bensiin, alkohol, siin tulebki kiiresti juua, ega varsti enam see asi nii ladusalt ei lähe. Ja väga tore asi ootab meid ees maamaksuga. See maamaks pidi siis nüüd minema mitu korda suuremaks, kui kardeti ja loodeti, et läheb veel hullemaks. Et mitte 100%, aga... Ma ei tea, kuidas sellega Rakveres on, aga Pärnusse on kohati ka täielik luupaine, et kellel on mingisugused mereäärsed või kesklinna mingisugused, kuidagi on sattunud eramaja, kalli maa, et seal on ikka tuhandeid suurusjärgus see väljaminek. Seal linn küll kuigi palju on kompenseerimas, aga mitte nii, et nüüd ellu jääks pensionär näiteks. Aga maksud, kui nüüd järsku maksud ei tõuseks, see oleks ka šokk inimestel. Nad on juba harjunud ära sellega, et iga natuke aja pärast maksu tõstetakse. Kuid ette, kui ühel päeval öeldakse, maksud ei tõusegi nüüd. Süda jääb see. Mis nüüd juhtus? Riiki toimub. Kõik on läbi. Ja ütleme nüüd Kaja Kallase soovitusega haakuvalt tuleb tuua selline uudis, et Läti maksud Läti? Kaldub sinna poole. Läti nimelt langetab alkoholiaktsiisi ja meie tõstame. Ja selle peale on siis õlletargad välja arvutanud, et Eesti elu võib tulla, nüüd me kindlalt ei oska öelda, võib-olla tuleb rohkem, 4 euri kallim kui Lätis. Mina tõin suves Lätist nagu 1 euri kõlut, mis tähendab Eestis on 5. Ma ei tea, praegu küll minu meelest tavaline õlu ikkagi 5 euri lähedal ei ole. Aga eks me näe.
Ühesõnaga tuli hobune, õlle hinnale võib anda hämmastavaid tulemusi. Sellega me ei saa ju kuidagi ja tõesti ju seda soovitust kõrge esindaja, Euroopa kõrge esindaja soovitust täita. Ikkagi peame ikkagi siis jälle Lätti ikka minema, see rong nüüd sõidab sinna ka. Arvatakse, et hakkab nüüd sõitma ja väga tihti. Siis saame rongiga. Et jah, see asi lõpeb kurvalt. Ma kardan, et ikkagi mõistlik on luua endale strateegilised varud. Sest äsja oli ju selline uudis, et Eesti riik ei suuda neid toiduvarusid nagu luua. Et peaks nagu olema 3 kuuks ja kõigile, aga et on 10% ja 8 nädalaks. Et selles mõttes loota, et valitsus hakkab õlut varuma. Seda sinule ei varuta, kui siis 10%, et ise pead varuma, kui tahad Kaja Kallase nõuannete järgi käituda Euroopa moodi, alus- ja põhiväärtusi kandes, varu endale korralikult. Kui õlu kaua see seisab, et võib-olla viina on parem varuda, see on kauem on säilivusaeg või kuidas sellega on? Läheb natuke kangemaks käärides. Pastoriseerib ta tuleb võib-olla rohkem. Kiiremini tuleb juua. Aga jah, muidugi ega Kallas ei öelnud, et tuleb juua õlut. See on võib-olla minu selline isiklik nagu sümpaatia. Seda ta tõesti tähtsustanud. Et jah, muidugi, rummi, mida iganes. Ega ei ole mingit kitsendusi ega takistusi ei ole. Ja meremehed panid veini sisse seda piiritust, siis säiliski see vein ka paremini nagu seal loksudes, et sealt tuli ju portveinid ja asjad. Et meil igasugust asju saab kombineerida, paned õlu sisse näiteks viina ja säilib paremini. Ja mererööred panid püssi rohtu, eks ole, joogi siis, eks ta ka säilitusaine on, paremini läheb. Nii, aga läheme eluga edasi. Et bulgaarlaste lohutuseks tuleb öelda, et te võite seal mis tahes raha endale käibele võtta, aga euroala kõige kõrgem inflatsioon on ikkagi meil siin Eestis, et te ei saa lähedalegi. Ja detsembris oli siis, hinnad kasvasid 4,7%. Mis arvad sellega? Kas on 4,7% on nüüd nagu okei hinna kasv või võiks veel? See on mingi keskmine poodi lähed, siis läheb ikka rohkem seda raha kui... No ja siis nad veel andmeid täpsustades selgus, et 4,9%. Aga kas on esialgsed andmed? Ei, esialgsed oli 47, täpsustus oli 4,9. Et euroala kõige kõrgem hinnatõus. No see on siis kõik hinnad koos, seal ei ole nagu eraldi. Aga ega meie rahvas ju ei nurise, me ikka ju... Valime edasi neid, kes meid valitsevad, me hääletame nende poolt. Ja... Aga mis meil kurta, Rumeenias on veel hulle? No, me peame vaadakema nagu positiivselt. Vaatame Rumeenia poole ja vaatame, et päris hea. Need ei oska üldse elada. Ärme vaata Läti poole. mis on Lätis head on. Aga nii on. Ja lisaks sellele majandusuudis on, see ei ole nüüd päris uudis, see on prognoos, et üks ärimees Jüri Käo tegi mõtlema paneva avalduse. Ja ta siis ütles niimoodi, et ei ole tulevikus meil pensione enam loota. Mis siis hakkab olema? Ilma pensionita oled. Ei olegi nii kaua. Ei saa enam pensioni. Et see unistus pensionipäevadest tuleb maha matta, oli tema sõnastus. Aga mis siis teeb inimene? Töötab edasi? Või sureb ära, aga seal väga palju võimalusi ei ole. Kas vireleb, lihtsalt hukkub, külma ja nälja kätte nagu Berliini kangelased seal, kui elektrit ei olnud, eks ole, aga mõni hukkus, aga mitte väga palju. Et külmas, näljas. No aga kõik need säästud, kuhu siis need panna? Inflatsioon sööb nüüd ära. Postimees kirjutas, et hõbeda hind on tõusnud maailma rekordi tasemele. Osta. Magasin maha uudise. Pensionid saab hakkab hõbedast saama. No jah, et muide ei olegi päris nali. Ma mäletan seda, et Rick Wiles oli üks kristlik, ta on praegu, aga ta ei tee enam neid nagu uudiseid. Ta peab mingid kristlikke loenguid. Aga tema rääkis, et kui tema oli noor mees, siis ma ei tea, ta töötas kindlustuses. Ja vanem kolleeg ütles, et see on nädalapalk on Ameerikas, et iga nädal osta endale kulda. No siis unts kulda maksis siis $26. Ja tema ostiski. No praegu on vist $4,000 unts. 4,000 eurot tähendab, dollaris on rohkem. Ütleme 4,000 midagi seal, paneme 4,400 näiteks. Et selles mõttes võib-olla jah, et see pensionisammas tuleb endale ise nendest untsidest laduda selline torn iga nädal või kuu paned siis ühe seibi. No see oleks kahju, et see pension
ära kaob, nagu Käo ütles, muidu saaks iga pensionipäeval mõne untsi panna. Jah, aga võt, see tuleb teha siis, kui sa tööl käid, ega siis enam pensionipõlves ei ole hilja hakata koguma. See on nagu, mis oli see rohutirts ja sipelgas, et ikkagi ei ole nii, et sa lööd lulli ja ei pane untse kõrvale. Mängid viiulit. Ja. Kuule, aga see Jüri Käo rääkis veel huvitavaid lugusid, see küll oli nüüd hiljem ja ta ju rääkis sellest, et pärast Trumpi võimule tulekut on hakanud loodusseadused ja majandusseadused nagu kehtima, enne see ja ei kehtinud. Et siuke tähelepanek oli ka ettevõtjal. Ja, aga see täpselt nii ongi. Sellele vastu vaidlevad ka et ettevõtjad nagu märkavad asju kuidagi, aga näiteks ajakirjanikud ei pruugi seda märgata ja poliitikud ei pruugi märgata, et selles mõttes hea, et härra Kõo hoiab ettevõtjate lipu kõrgel ja täiesti ilmutab terve mõistuse nagu märke, et selles mõttes mine tea, võib-olla see majandus meil ikkagi päris ära ei kängu ja võib-olla ikka veel mõnda aega vähemalt pensioni saab. Ja. Pensioni hea tõstmine käib meil ju see käib nipsti kogu aeg. Ja. Jõua järgi. Ei jõua nii kiiresti vananeda. Mingit rohtu ka ei ole. Aga läheme siis nagu staaride juurde, et peale härra Kõo on meil ka härra Veidemann, väga jõudis kultuuri ja selline ideoloogia tegelane, kes oli siis meil pikka aega ERR-i nõukogu esimees, aga tehti kohalt lahti. Ja see oli tõesti suur sündmus, sellepärast, et nagu kõik teavad väga hästi, siis Veidemann ei ole ju mingisugune konservatiiv ega tagurlane ega siukene kapi isamaalane, vaid ütleme pesuehtne kommunist. On alati olnud siuke, nagu härra Mart Helme teda kirjeldab, selline õilis hingeline kommunist, idealist, kes juba 60-ndatest peal on uskunud inimnäoga kommunismi. Ja ei olnud seal ERR-i nõukogus ka ikkagi selline nagu progressiivsete jõudude ja revolutsionääride nagu toetaja. Aga nüüd kuidagi läks nagu vussi asi. Kommunist jäi nagu omasuguste rammasrataste vahel. Võtta see on, et need vana põlvkonna kommunistid ikka nagu ei suuda nagu mõista seda uute kommunistide, just neid homoseksuaalseid. Äkki ta ei olnud homoseksuaalne? Seda ta ilmselt ei ole. Ta ju toimetas seda ajakirja Vikerkaar, mis siis sellega oli? Mingi seos kommentaarid on liigsed aga muidugi Vikerkaar selle ajal, kui Veidemann seda toimetas, see oli veel nõukogude aja lõpp, siis Vikerkaar oli selline nõukogude nagu selline õnneliku noorsoo sümbol, siis tal ei olnud sellist budistliku nagu kirgastumise tähendust ega vana testamentliku jumalaga lepingu tegemise tähendust, et Vikerkaar tähendas siis sellist õnneliku, see Raaduga oli väga levinud selline bränd, mis ta oligi vene keeles ilmus ka ju Raaduga nimel. Aga ärkamisaegne aeg, see oli ikkagi seal sellist, juba oli ta mingid muid tuuli. See oli ikkagi omal ajal nagu väga viisakas ja selline, ega see nõukogude ajakirjandus poltki nüüd nii vastik, nagu see tänane on. Seal oli kommunismi ka, aga peale kommunismi oli muid asju. Seal mõni luuletaja sai panna juba lajatada nii, et ei olnud vaja ridade vahele peitagi. Oli selline ajakiri Noorus, seda toimetas kommunist Rudolf Rimmel. Suurepärane luuletaja. Ja see oli, ma leidsin just remonti, käisin abis tegemas ja vanas majas olid Nooruse pakid 70-ndatest. KTV-l olid sellised ilusad näitsikud seal, kas rahvariietes või päris ilma ei olnud, midagi oli seljas. See nägi välja selline nagu pluss esimene trükiproovi oli seal. Jah, aga kui sa selle ajakirja lahti tegid, esimene asi intervjuu kommunistiga. Keerad järgmise lehekülje, intervjuu teise kommunistiga. Nii, keerad veel 2 lehekülge, intervjuu 3. kommunistiga. Ja siis oli läbi. Siis oli see kummardus kommunismile tehtud, sest seda pidi tegema. Ja edasi tulid seal ufod ja Piit Luule ja Doris Kareva ja kõik sellised huvitavad asjad, mis võib tänapäevalgi raamistus oli alguses seal. Ja see Vikerkaar, kui Veidemanni nagu alluvusest tuli, Veidemann oli tema esimene toimetaja, oli ka selline ärgas leht. See oli ikkagi selline midagi muud kui selline stagneerunud nõukogulik ajakirjandus. Seal oli kerge siuke protestivaim ja seda aga seal oli muidugi Edgar Savisaarel oli oma rubriik seal lõpus. Ma ütlen, eks ta seal oli kõik, aga omal ajal ta tundus nagu ikkagi siukene, ma ei ole üle lugenud ja ei ta isegi kunagi sai noorena sinna asju kirjutatud ja seal poldi ju sellist asja ka nii väga. Kus on mujal ikka kirjutatud? See oli ikka uus lahe ajakiri, kõik kirjutasid
sinna, kes sinna sai, oli õnnelik, et selles mõttes Veidemann on teinud nagu toredat tööd omal ajal. Et näed, aga nüüd enam tema teeneid ei vajata ja tehti siis kohalt lahti. Mida ta ütleski? See sai aasta sõnaks veel? Väärtushinnangud või? Väärtushinnangud olid niimoodi, et väärtus oli siis selles, et kogu see ERR, no seal on ju, ma ei tea, delegatsioonid käisid 40-pealised või 50-pealised delegatsioonid siis nagu protesti avaldamas. Selle peale, et Veidemann, olukord oli siis selline, et isade päeval hommikul saates, ma ei tea, onu juures oli siis üks isade paar, 2 isa, 2 homoseksualisti, kes olid ostnud endale lapse, mis Eesti seaduste järgi on keelatud. Ja sellest tuli kisa kära, inimestele see ei meeldinud. No kuidas siis nii, Anu muidugi lõõnega, meil on 2 isa. Ta ikka vaimustub, ta ju suudab õigesti jälkusest vaimustada, aga siuke tüüpiline ajakirjanik, eks ole. Kõik on nii äge, mis üldse nagu olemas on, aga tegelikult ei ole. Ja inimestel ei olnud sellist vaimustust. Tekkisid protestid, küsimused, kirjutati palju, leiti, et see nüüd ei kõlba nagu kuskil ja kui Veidemann, eks ole, siis ERR-i nagu, mis ta siis on, nõukogu esimees sel ajal veel küsiti talt, et mis ta siis nagu arvab, kas see asi siis nagu sobib. Ja tema just ütles, et see nagu ikka ei sobi. Ta ütles niimoodi, et see ei sobi meie väärtusruumi. Et isadepäeva hommikul on 2 homo... Ja, meile kommunistidele see väärtusruumi ei mahu. No ja selle peale teised kommunistid tõstsid taga jalgadele ja lõpuks lasite sealt lahti selle koha pealt. Tükk raha läks, eks ole, kaduma, sest seal ametis saab ikka, ma ei tea, mis seal on mingi, mitu tuhat või ei teagi. Loodame, et oli mitu tuhat, et vähemalt sel ajal, kui seltsimees Veidemann seal siis valitses, vähemasti sai inimese moodi elada. Kindel ei ole. Ja selline, see oli siis üks väga kuum lugu suurest staarist ja teenekast ajakirja toimetajast Veidemannist, kelle siis kommunistid alatult nagu kõrvaldasid. ERR võttis siis õppust ka või kas see vanast õhtule vaadanud, kas oli ka neid transseksuaalide sõud või midagi? Mina ei vaata telekat eriti seda. Aga sõimu ei olnud kuulda. Järelikult oli rahulik. Järelikult on olnud. Ma ei tea, mida seal näidati, aga ega ma ei vaata, ma saan ju teada siis, kui keegi hakkab nagu kära tõstma. Hullud on jälle mingisugused. Aga tundub, et nüüd natukene siis ikkagi see episood siis võttis hoogu maha, jah, et nad nüüd ega see ei ole lõppenud, ega kommunistid kunagi revolutsiooni ei lõpeta, nad on nagu Foucault, need muudkui keeraks vinti peale ja loobiks telliseid. Nad tulevad teatud aja jooksul tagasi ja veel suurema jõuga. Jah, võib-olla jah, nad seal taktikaliselt võib-olla natukene nagu, juba neil on juba valmis nagu need kirjutatud plaanid, sest meil on ju plaanid iga asja jaoks, ega ei ole nii, et ise juhtuvad, alati on plaan. Aga siia kõrvale võiks tuua nagu teise näite, et see on nüüd selline liberaalse pressi uudis Ameerikas toimuvast. Ja Ameerikas on üks selline tuntud ajakirjanik. See nimi on keeruline öelda, aga ta kõlab umbes nagu Stephen Koolbeer. Selline tuntud CBS-i ta vanasti oli koomik ja ta on hästi palju saanud auhindu ja ta on tuntud selline Trumpi vaenlane, üks suuremaid nagu selliseid Trumpi nagu tükeldajaid ajakirjanduses ja lugu tehti sellepärast, et Trump oli siis teinud postituse selle peale, et selle vana suhteliselt kuulsa ikkagi ajakirjaniku reitingud väga halvad. Saated enam pole nagu need ja kõik halvasti. Ja siis ta ütles, et see tüüp tuleks magama panna. Ja see magama panna tähendab Ameerikas sama asja, mis meil, see on nagu looma eutanaasia. Et kohe tuleks magama panna ja see oleks humaanne tegu. Aga vaata, kuidas Ameerikas on asi erinev, eks ole. President, kes seal on ju väga võimukas inimene, vallutab riike nagu ise tahab, kõike teeb, on ju. Mitte midagi ei teinud ajakirjanikule. Ajakirjanik ütles, et see Peer ütles, et Trump tuleb magama. Ei, Trump ütles, et ajakirjanik tuleb magama, et see Koolbeer tuleb magama. Aga ei midagi. Aga näed, aga meil Veidemanniga, eks ole. Kohe pannakse magama. Ilma, et president oleks ei ole, meil ei ole Karis sõnagi öelnud, et pange see Veidemann magama või midagi. Ei, kohe tehakse ära, et kus on nagu erinevus nagu riikide vahel.
et oled meil siuke teenekas ajakirjanik, ai, aga Ameerikas lihtsalt ta tiksub seal oma lepingu lõpuni ja selge see, et see vist võeti tema see show võeti seal plaanist maha, aga kui ei müü, siis ei müü ja ega peavalu ajakirjandusel on probleeme, meil ju ka pandi EPL kinni. EPL pandi magama. Pandi magama, et seda midagi olnud teha. Nii see läheb. Aga igasuguseid tähtsaid staare on meil ja Eesti kõige suurem staar on ju Kaja Kallas, kelleta me ei saa ühtegi saadet mööda. Ilma, et tuletaksime meelde tema enda tegusid või siis sõnasid, mis on tema isiku ja karjääri kohta öeldud. Ja nüüd siis juhtus selline asi, et jälle üks tuntud ajakirjanik, keda magama ei ole pandud. Keegi Wolfgang Munchau väljendas sellises tagurlikumas väljendes nagu Unher ennast ütles, et Kaja Kallast on lause nagu, kuidas ta ütles, Kaja Kallast teeb ennast lolliks. Et valus on vaadata. Juba siis sealgi Euroopas, mitte ainult Eestis, aga nüüd on jõudnud seal ka pildile. Ikkagi need kriitikanooled nagu lendavad tema suunas. Ja mis siis väga viisakalt on sõnastatud, et Kallas teeb end lolliks hüpliku informeerituse ja sõda õhutava retoorikaga, millel puudub igasugune strateegiline sisu. Et sõna loll näiteks ühe korra nagu. Ühe korra. Jah, et muidu on nagu tead, et informeeritus ei ole see ja retoorika ei ole see ja strateegia ei ole see. Aga näeme, et ühes lauses loll ainult ühe korra öelda Kaja Kallase kohta, see tegelikult on nagu see on leebe selline, kuidas öelda, jah. See mõjub nagu viisakusena. Ma ei tea, kas see poliitiko oli? Ei, see ei ole. Poliitiko oli ka kriitiline. See oli ka, jah. See on nagu rohkem selline punane leht. Vaata, Jürgen Ligi ütleb iga asja peale loll. Jah, aga siin lihtsalt... Aga võib-olla ei osanud tõlkida see sõna, neid on nii erinevaid võimalusi. Aga ikkagi üldiselt väga viisakalt nagu väljendatud. Et selles mõttes võib öelda, et läks nagu päris hästi. Aga ikkagi, et tegi siin lolliks ennast, nüüd on Euroopas lolliks teinud, et kuhu edasi, kuhu vadis? No arvamusi on erinevaid. Härra Toomemaa näiteks arvas, et ta oli väga nagu kehvake peaminister, aga vaata, kus nagu ägedalt paneb seal Euroopas, aga eurooplased muidugi arvavad teistmoodi, et ei ole kõige helgem pea, aga inimesi on erinevaid, arvamusi on erinevaid ja peas, et Eesti on ikka pildil. Kõige hullem on see, kui räägita. Iga loll on unikaalne, ega ei ole midagi öelda. Ja ütleme, igal lollil on oma publik, oma fännid. Ega siis ei ole nii, et mitte keegi ei poolda. Keegi ikka pooldab. Selles mõttes tuleb olla rahul ja isegi õnnelik. Hästi läks. Nagu ütleme, et nüüd järgmine selline suur staar, ma ütleks kohe nagu number 2 Kaja Kallase kõrval või isegi natuke tema kohal on Tsahkna. Ja Tsahkna sai ülemaailmsele pildile sellega, et ta teatas, et Eesti viib oma väed Ukrainasse. Boots on the ground. Muidugi Kaja Kallas kunagi tõlkis, et seda boots on the ground, et see ei tähenda, et selle hoopis see tähendas midagi muud, mitte seda, et sõjavägi sisse võeks, aga kui sa ingliskeele neid sõnaraamatuid nagu uurid, et see ikkagi tähendab ühemõtteliselt nagu maavägede sisse viimist. Et paned nagu talla maha. Jah, et mitte ainult lennukite pealt ei pommita või rakettidega, vaid ikkagi viid sõdurid sinna sisse, see on boots on the ground ja seda siis Tsahkna aitis. Ma ei mäletagi, kes see ajakirjanik talt küsis, keegi välis ajakirjanik, kuidas siis on, et Eesti on otsustanud ja jalg pannakse maha. Nagu jalg pannakse maha, kui nüüd vaadata Tsahkna neid avaldusi nüüd ajas ette minnes, siis ka ju Gröönimaale pannakse. Aga Gröönimaale ei ole ju pandud jalga maha. No tahavad panna. Sellest me saame järgmises saates rääkida. Seal vaatame, kes need arengud on, aga seal mõni paneb korraks jala maha ja 44 tunni pärast on sõna lausumata kadunud. Ja eks ole külm panna ka. Ja ega seal 100 jalgseid nagu ei olnud, et seal lõpeti 30 jalga maha ja umbes niimoodi. Ja aga Tsahkna ju pani kuskil isegi käe maha või oli seal Gruusias kõvasti möllas ja... Seal ta ikkagi tegi ise ära. Tegi ise ära. Et siis kui ongi, et Tsahkna peab nagu rohkem ise tegema, mitte lootma nagu sõjaväe ja igasuguste institutsioonide peal. Lähed ise kohale, teed ära, asja ja on tehtud. Või vaenlase tagalas kerrad kaela 2 korra. Ja lähed praegu jälle räägid ajakirjanikele, aga siis pärast selgub, et mingid vägesid ikka sisse ei viidud.
Just pettuvad, võib-olla Ukraina juba mõtles, laseme mehed puhkusele, eestlased on tulemas, on ju. Rindelõik on siin, eks ole, tuli siia, läheb minema. Mitu miljonit neid Ukrainas jooksus oli? No, me ei saa neid ära kattagi kogu oma rahvaarvuga. No, need, kes jooksus on. Rohkem pagulasi, alati on probleemi lahendus rohkem pagulasi. Ja need pagulased võiks suunata kohe mitte Eestisse, vaid kohe otse Ukrainas. Tahad Eestisse tulla? Meie rindelõik on siin. Ja sinna saaks lõputult rahvast, ma arvan. Ja suunaks, pole vaja siia isegi tulla otse. Afganistanist, kus te olete? Väga hea, Eestisse tahate. Läheme, tulge bussi peale. Sinimust-valge lehvib. Ma arvan, et seal võib sinimust-valge lehvida. Seal tohib? No, ma arvan, et tohib. Siin ei tohi, jah. Aga muidugi, ja mina julgustan küll Tsahknat, et tulebki viia Eesti väed sisse, sellepärast, et ma lugesin, seda Eesti ajakirjandus vist ei kajastanud, aga britid on väga usinasti ja juba pikalt rääkinud sellest, et venelaste olukord on nii halb, süüa ei ole, midagi ei ole. Kannibalideks on muutunud rindel. Ei tea, kui hästi venelased maitsevad? No ei tea, ega sellest ei olnud juttu, et hästi valvasti maitsevad. Aga jah, et üks nendest, seal on ju see komme, et neid trahvipataljoni moodi asjad, et vangid saadeti rindele. Ja see üks nendest vangidest oli kannibal. Ja see oli vangi pandud mingisuguse satanistliku kannibalismi eest, mingi jõuguliider, kes oli inimesi söönud omal ajal, aga siis pääses vanglast välja ja kuna ta seal rindel ikkagi püsis nagu elus, ma ei tea, kas 6 kuud või palju neil see ju siis võib-olla teised õppisid temalt ka neid kombeid, kuidas on hea. Süüa ei ole, eks ole, midagi, mis sa teed. Siis jääb vähemaks ka neid ju võitlejaid seal ikka. Aga nad ei taha üksteist seal nagu noorsõdureid või midagi sellist, ma sain aru. Jutu järgi, Briti lehed kirjutavad võib-olla seal ongi mingi tõetera. Aga neid lugusid on nii palju või see on nagu selline vähemalt korralik infooperatsioon, kui see päris tõde ei ole, et seda kannibalismi asja on nagu aetud. Ja selles mõttes, et Tsahknale, et tõesti, kui pole seal neil midagi, söövad üksteist, hea on sellistega sõdida. Aga ma tuleks ikkagi veel korraks selle lipu juurde tagasi. Et sa küll arvasid, et seal Ukrainas võib sinimustvalget lehvitada. No ma oletan, jah. Aga näiteks meil, kui sa lehvitad, oled putinist, et ma kardan, et seal võib samamoodi olla, et peetakse putinistiks, kui sa sinimustvalgega lähed sinna. Siin ma ei oleks väga kindel. Võib küll nii olla, jah. Et siin peame olema ettevaatlikud. Jah, et võib-olla siin tõesti oleme andnud väga halba soovitust ja võib-olla mõne inimese selgesse surmas vastust putinist sees, sinimustvalge, kus kuul pähe ja asi valmis on. Et ega ei tea. Aga ütleme, et meie välispoliitika siiski on edukas ja võiks öelda lõbus. Dalai Lamaga juhtus ju detsembris suurepärane episood, kus siis Eesti delegatsioon tuntud selliste vembumeeste Juku-Kalle Raidi ja kes meil veel oli seal, Reinaas vist oli. Jaa, keegi oli veel üks naisterahvas. Jah, et ühesõnaga läksid siis õiget asja ma Dalai Lama juurde, aga vähemalt nii sotsiaalmeedias väidetakse, olivad lakku täis. Ja olivad vist saanud märkuse sellest. No jah, ei meeldinud. Seda on... Aga kas sa te öelnud, et siis, et elu on nii tuksis poliitika, et tuleb ajab jooma? No Kaja Kallas soovitus. Aga siis ei olnud Kaja seda veel ei nagu teinud. Aga need said aru ju. Helgemad pead on oma ajast ees. Minu arust Dalai Lama oli sellega nõus ilmselt. No igal juhul... Põhjendusega. Ma ei tea, ei ole kuulda, et oleks sanktsioone oleks rakendatud, et Dalai oleks Eestile maksud peale pannud või midagi. See ikkagi lahenes päris hästi, et tolle peale ei pandud. Nii et selles suhtes, et väga hästi siis nagu edukas külaskäik oli ikkagi siis. Lõbus. No aga see on ju diplomaatias ka päris tavaline, et tõstetakse pitsike või pokaal ja kas seda peab nüüd ootama, kuni see kohtumine läbi saab. Võib-olla juba enne nagu hea nagu soendust teha. Ja eks ta läheb muidugi suuremas tempos, kõrgemas tempos, arvestades, kui meil ikkagi aktsiisid tõused alkoholid, siis tulebki minna külla ja võtta sealt see viimane. Jah, võib-olla mujal ei saagi enam. Hammas jääb ka peale. Jah, nii see on. Aga sisepoliitika nurgakivi siis sai meil ka detsembris paika ja võeti vastu 5 aastaku plaan. Ja selle 5 aastaku plaan ei ole nagu eelmise okupatsiooni ajal, et seal on nagu
4 aastaga. Ja, või ütleme, et kogu elu koos, et see on nagu keskendunud sellisele põhilülile, homoseksualismi edendamisele. Et see on nagu homoseksualismi eelis arendamise 5-aastaku plaan. 30. aastaks siis, jah? Ja, et noh, siis on valmis, siis on tehtud. Ja see on ju selline, et ta küll nagu keskendub sellele ühele elualale, homoseksualismile, aga samas haarab nagu kõiki teisi elualasid, haridust, välispoliitikat. See homoseksualism on nagu telg, et siis... Ja, et kõik keeleb nagu selle ümber, et koolide näide oli hea, et sellised ained, ajalugu ja need kõik nagu seotakse homoseksualismiga. Et siis on nagu homoseksualism nagu kuidagi võrdne. Sest mina küll ei mäleta, et omal ajal koolis, et ajalugu oleks seotud heteroseksualismiga. Et selles mõttes nagu ei olnud. Aga et nüüd tundub, et on vaja just homoseksualismiga siduda. Kui me läheme näiteks bioloogiasse, siis on ju ka räägitud, et primaadid, kes on homoseksualistid, need elavad kauem. Võib-olla siis ikkagi bioloogia tunnis saame siis... Aga need, kes kauem elavad, tahavad ju pensioni saada. See ei ole ka arukas. Mõtlen, siin tuleb nii ja naa nagu vaadata. Kaaluda nagu kõiki mõjureid ja siis seda kumuleeruvat koosmõju. Et seal nii saavad tuima näoga, ei saa midagi ära teha. Aga mis klassist see siis juurutatakse? Ei, ma arvan, et see on juba lasteaiast. Ma kardan küll nii. Ma kardan nii. Sest muidu me ei jõua järgi 5 aastaga sellele hullusele. Kui nii võib nimetada üldse hulluseks seda. See on ikkagi teadus. Normaalsuseks siiamaani terveks võistluseks ka ei ole nimetatud, aga kuidagi ju nimetama peab, et eks me siin otsime neid õigeid ja sobivaid nagu väljendeid. Aga ütleme nii, et ei tea ju, kui hästi need plaanid lähevad. Meil tehakse igasuguseid plaane ja väga sageli ei õnnestu. Eks ole, meil oli see roheenergia arengukava, mis tundub, et pigem nagu läheb metsa omadega. Lähevad pankrotti. Lähevad pankrotti ja sellest elektrist nagu ikkagi pidi tulema odav elekter, aga tuli kallis elekter. Mis seal on igasugused hädad, pidi loodusele hea olema, aga tegelikult seal nagu tuulikud ikkagi on halvad, nagu seal lindudele ja kõikidele. Nad panid ju Soomesse ka püsti hirmsa hunniku tuulikuid ja siis müüsid palju odavalt maha, vaatasid, sellest tule midagi. Nojah. Aga mis see 5 aastaga plaanis saab siis? Nojah, et vaata, kui juba nii tähtis asi nagu selline maailma päästmine kliima läbi nagu läheb nagu vussi. Ja, mis siis homodega? Ja, et kas võib-olla isegi mitte nii tähtis asi kui maailma päästmine, et see homode päästmise projekt võib-olla läheb ka vussi. 5 aasta pärast ei ole enam õpikutes. Ja üldse hakatakse maha mida tegema on. Et see on väga halb. Aga ütleme, et siiski juba plaani ei olnud veel olemas, eks ole, majandusministeerium alles nagu joonistas plaani, aga mõned inimesed said juba nagu valgustuse ilma kätte. Sellest on väga hea uudis oli Tartust, kus üks Tartu linnavolinik, keegi sotsialist minu mälu järgi, Jürgenstein. Ja olen kuulnud. Jürgenstein siis teoloog ja bioloog. Väga pädev nii teoloogias kui bioloogias, teadlane. Oli volikogus ja... Ta oli isegi Riigikogus kunagi. Ohoh, näed, aga Riigikogus talt ei küsitud nagu tähtsad asju, siis ei olnud nagu veel nii oluline, aga nüüd küsiti, mitu sugu on. Ja mis sa arvad, mitu sugu siis on? Teoloogia ja bioloogia. Kas nüüd arvas üldse, et kas sugusid on või siin on mingi nipiga küsimus? Ei, lihtsalt teine volinik esitas küsimuse. Mitu sugu on? No kuule, kas bioloog ja teoloog peaks ju teadma ometi? Vaata küsi arvas ka, et teie olete, eks ole, teoloogia ja bioloogia, no mitu sugu on? Sest sotsialist hakkas seal keerutama niimoodi, et see sinnapoole vähemused ja kehas nagu ebamugav ja... No mitu sugu on, ma ei küsin keha kohta, mitu sugu on, räägi, vastaski lõpuks. 2. Ei vastanud 2, sest ta ei tea, ausõna ei tea. Ja oligi nii, jah? Kas ta loeti diplom ära siis? Teoloogia diplomaat oleks kindlasti ära võtta, aga bioloogia oma võib-olla ka suuremas osas. Kas Malle Pärn küsis, et talle siis, et istu 2? 2 sugu, istu 2. Mitu korda tuli küsida ja näed, lõpuks tuli välja, et teoloog ja bioloog lihtsalt ei tea mitu, ausõna, ei tea mitu sugu. No see haridus on ikka kehvake. Et näed, et ikkagi juba on nagu see plaanist mingi osa on teostunud. Ma tahtsin seda öelda, et isegi plaanist midagi välja ei tule, mingi osa on juba väga hästi. Sotsidel on see asi nagu tehtud.
aga võib-olla vanem härra ka, et võib-olla ei mäletanud enam. No see tuleks siin peaks... Siin see probleem. Võib-olla peaks sinna valged kitlid nagu sekkuma, aga seda me praegu ei saa öelda. Aga kui inimene ise tunnistab, et ei tea. Ei tea, mitu see. Aga kõik teised nagu tundub, et teavad enam vähem. No mulle tundub ka, et on 2 siiamaani nagu oleks olnud. Ei ole mingit alust arvata, et oleks nagu mõni ära kadunud vahepeal. Aga näed, segadust on palju. Aga ma arvan, et selle positiivse noodiga me võime ka lõpetada, sellepärast, et hobune nagu märatseb. Ja kõik on Jüri nagu... ülestõus läheneb. Ja vabariigi aastapäev tuleb ka ilmselt, kui jõuab. Nii et vaatame, kuidas edasi järgmise korrani. Võib-olla siis ei ole inflatsioon ainult nii vähe, nagu ta praegu oli, vaid on juba suurem kui Rumeenias. Ja Bulgaarias. Bulgaarias need hakkavad ka nüüd lammutama, ega seal ei tea. Aga rumeenlastele peame järgi jõudma. Ja aega. Kohtumiseni.